Nii, Valgast söödud, joodud ja seda teed mööda me hakkame sõitma siis Valmiera poole. Kuskil 60 kilomeetrit. Teeme peatusi ka. Sain koeraga sõbraks siin, suure koeraga ja oleme nüüd Sieldast Taabast hakkas. Niisugune kurjad loomad, aga siin on nagu... Küll on suur koer. Ja nii sõbralik. Kauja jõe äärde jõudsime, siin on siuke tasuta siuke lõkkekoht ja ilus vaade. Ma saan koerased käed ära võtta. Ma ei tea, kui puhas see vesi nüüd on. Kopra kusesteks saad pesta oma koerased käed. Tee ääres on siis siuke Pokumaa meil koos suure luukerega. Mängime nüüd natuke geopeitust ka, siin on nüüd Vietsimäe luterlik kirik. Kuidas me seda küll otsime siin? Matused. Aga nii palju rahvast kõik ei mahu sinna kapelisse ära, siis sohivad väljas. Ka omamoodi kirik on küll, sisse küll ei lasta, aga vaatame natuke ringi. Nii, teine aare Trikrata estraadilavalt, lava alt leitud. Seda on leitud jaanuarikuus. Alles. Politsei pidas meid siin nüüd kinni mägede või metsade vahel ja tegi nagu alkotesti mulle. Ütles, et kõik on okei. See on esimest korda elus, kui mulle alkotesti tehakse. Väga sõbralik. Seda ma küll ei teadnud, et siin mingit... Rattaluba.
Veed annab mulle pudeli, tahab, et ostaksime Brenguli õlut. Siin on Brenguli õlletehas. Kõik ratturid joovad ja on purjus. Aga neid politsei miskipärast ei kontrolli. Mis see maksis? Aga äkki tal on endal pudel, ma ei tea. 1,20. Ma tahad siia metsa alla jamada. Noh, Ilus koht. Kinni peab pidama. 2,50 liitri eest. Ega ta väga odav ei olnud. Kauja jõgi Valmeras. Reed tuleb ja nüüd meie hotell Valmieras. Natuke luksuslikum. Siin hotellis on papagoi, kes ütles Reedile Fred tervituseks. Saime rattad kongresside saali pandud. Ja nüüd lähme vaatame toa üle. Ja siis kohaliku kaubanduse. Ilus hotell on küll, ilma asjata ei ole tal 9 punkti Booking.comis. Nii õlle tossime siis tee peal, tumeda ja heleda. Aga hotellituba on siuke nagu ta on siin. IKEA lambid on kappide peal, öökappide peal. Öökapid on ka ilmselt IKEA-st. Putka taga on suur mereavarii. Näe, toru on lõhkend. Oh, sa jummal nüüd. Kõik lendab õhku. Uus hommik, on vast lärmakas hotell 9 punkti kohta, aga nüüd lähme sööma, vaatame, kas on nii ka hea toit. Noh, kuidas toit on? Ma ei tea. Proovime ära. Väga kett valik muidugi, aga ilus nad olid. Ütle midagi. Kuulab. Ta õpib uut sõna. Ilus punane saba. No. Näe, vaata, kus kuulab. Jah. Miks sa rääkinud? Sinised silmad. Jah, päris suur lund. Tšau. Tšau. Ei, ta kirjutas ka Booking.comis, et ütleb tšau.
LED-efekt. LED-efekt. Sõidame mööda jõe äärt nüüd Kauja rahvusparki. Jõudsime Kauja rahvusparki. Koiva jõgi. See on nüüd üks väike Koiva lisajõgi. Voolab Koiva jõkke, mis asub sealpool. Siit sai geopeitusaarde. Siin on suur saematerjali tehas kuuseiki taga kõik. Võtsin noored siin kandis. Panen siis aarde tagasi. Jah. Ja maja on Nature Education Centre. Ja väga ilus ja uks tuleb nagu keset nagu maja välja, aga treppi ei ole. Ja see on nagu imelik. See on uks loodusesse. Jah, siit küll need jalaluud lähevad. Ka see on osa loodusest. Nüüd oleme siis teel Püha Allika poole, mis siin pargis pidi olema. Praegu oleme küll eramaal. Ja vist on ikka mäe all see Püha Allikas. Ja täitsa ime voolabki mingi allikas siit metsa vahelt läbi niimoodi. Kuskil siin selle kännu sees peaks saare olema. Vaatame, kas leiame. Ja leidsimegi. Siuke väike kastikene. Nii, nimed sai kirja. Paneme selle nutsaka tagasi siis. See imelikusse konteinerisse. Siuke inimtühi koht, järsku nii palju rahvast. Nüüd sõidame Kuradikaevu juurde.
nii, väga hea aeg, keep going, keep going. Siit ka või edasi või? Mine. Kaart soovitas rattaga tulla siit üle jõe, et siia kohta saada, mis on kuulus koht. Siin on ka üks allikas. Puhas vesi voolab siuksesse musta jõkke. Koopas on ka inimesed käinud, ma vaatan jäljed viivad. See on ju palju suurem vaatavalt kui see, kus me seal enne. Aga võivad jõuti käinud käida. Kuidas need küünejäljed siia nagu kivisse on saadud niimoodi. Tõmbab küüned pahu pidi, see on ikka päris kõva kivi. Ja nüüd on kõik kraapimise tulemas. Näe, midagi tuleb liiva ka. Maailma küll kindlasti lubatakse seda katsuda. Lõhud liiva ära ja... Lõhud kivi ära. Ja nüüd maastik 4 aare, mis nüüd päris 4 küll ei ole, et... Siia saab vana inimene. Siia saab vana inimene kepiga ligi. Ja kui ta on halvasti peidetud, soovitati paremini peita. No mida sa siin peidad, kui ta karp on niimoodi? Et... No ja siin aardes on trakaples ka. Vaat niukast meil ei ole oldki veel, see on ikka tõesti ilus küll. Väga kena. Täpselt sama vastakas nagu mul. Oleme Jaanimõisas. Vaatame, kas lähme siit rongi peale või lähme Seesisesse või siis ühte teise raudteejaama. Lähme sõidame ühe peatusega rongiga Seesisesse, tee ei ole kõige parem. 5 kilomeetrit. Ja, proovime. Naljakas piletimüüja tuli juba nii tähtsa näoga siia meie poole ja ta hakkab piletit müüma siis peales tagasi ja ma ei tea, sõidame jänest.
ei saa aru. Käisime kaubanduskeskuses Meego, mis oli ääretult tühi iseenesest. Jah, tagasi Valmieras. Laiba galerii. Täna sööme papagoiga ühes toas. Kuna on münade püha, siis ka pakutakse ka mune. Miks ta tagurpidi on? Ja munapüks. Ja kes lööb? Mina ei tea. Mina ei ole kunagi tüüd. Ei, mina kaotasin. Papagoil kõht täis. Ongi kolmas päev, hakkame Valmierast Valga poole liikuma. Rongiga. Ootame rongi. Ühtegi inimest. Jah, me imestasime, et keegi jaamast peale ei tule rongil, aga siin ei olegi inimesi isegi suvel. Ei tea, mis siin talvel siis on. Aga riik hoiab käigus sükest rongi ikka. Siis pole imetada. Siin kuskil taga on Brenguli Paisjärv, kust Brenguli õlletehasest me ostsime õlut ja sinna on nüüd oma kilomeeter maad siit. Nüüd on see Brenguli jõgi. Seda teed me üleeile alustasime oma 3-päevast matka. See on veel Läti, jah. Nüüd me sõidame üle Eesti piiri. Ja siin on Eesti. Ja piir läheb siit raudtee kõrvalt.
siit saaks kohe põhimõtteliselt Tallinna rongi peale ümber istuda, aga no me käime, vaatame veel Valkas ringi. Soome alkoturistide bussid või buss. Nii, poes käidud, Laatiko ratta peal, siirdume jaama poole. Siin on Pedeli jõgi, kohiseb meie all. Juba pani uksed kinni ja